Hakkame lahendama tõenäosusteooria ülesandeid. Ja esimene ülesanne te nüüd näete, et viisatakse korraga 2 münti ja on vaja leida tõenäosus, et tulemuseks on 2 kirja, 2 vappi, 1 kiri ja 1 vapp. No tegelikult siin on nagu 3 küsimust. Esimene. 2 kirja. Kui me viskame ühte münti, siis tõenäosus, et tuleb kiri, on 1 kahendik. Ja kui me viskame ka teine münt, siis jälle tuleb kiri, on 1 kahendik. Ja need murud me peame omavahel korrutama, sellepärast me viskame esimene ja teine. Mõlemad. Me ei viska esimene või teine, kui tekib sõna või, siis see on liitmislause, siis me liidame. Kui ja, siis me korrutame. Ehk siin tõenäosus võrdub 1/4. Vormistada saab ka niimoodi, et P tähendab tõenäosus ja sündmus, mille tõenäosus me leiame, me otsime, me võime kirjutada siin sulgudesse. No tavaliselt see tähistatakse ühe tähega, mingi suurlaadine täht teie valikul, aga siin näiteks kasutusel 2. Kui suur tõenäosus, et tuleb 2 vappi? No siin on loogika täpselt sama. 1 kahendik, et esimese mündi korral tuleb vapp ja 1 kahendik, et teise mündi korral tuleb vapp. Ja siis on 1/4 kokku. Vot siin 3. küsimus. Siin sõltub olukorrast, kas esimene münt kiri, teine vapp või on võimalik ka variant, et esimene vapp, teine kiri. 1 kiri, 1 vapp vist tähendab seda, et võib olla nii ja naa. Ehk esimene olukord tuleb kiri, see on tõenäoliselt 1 kahendik ja teine tuleb vapp ka 1 kahendik. Aga võib ka olla niimoodi, et siin on kiri, siin vapp, aga võib olla ka teistpidi. Esimene tuleb vapp ja teine on kiri. Ja need 2 korrutist me peame omavahel liita kokku. Sellepärast, et variant esimene või teine tekib. See või see. Siis on liitmine. Siis 1/4 pluss 1/4, 2/4 ehk 1 kahendik. Tõenäosus, et 1 on kiri, teine vapp, aga suvalises järjekorras. Kui on järjekord kindel, selles mõttes, et esimene kindlasti kiri, teine on vapp, siis me ei liida, me kasutame ainult 1 pool. Aga siin sõnastus selline, et on võimalik see variant, mina kirjeldasin siin. Esimene on selline, liigume edasi. Kaardipakis on 52 kaardi. Võetakse juhuslikult 1 kaart. Kui suur on tõenäosus, et see kaart on punane või must? Punane või must. No see on kindel sündmus, see kaart ei või olla mingi roheline või valge, jah. Ta on kas punane või must, see on kindel sündmus, see tähendab, et selle sündmuse tõenäosus on 1. Teine küsimus. Kui suur on tõenäosus, et see on ristimastist või S? No kõige ilusam vormistamine on selline, et mina tähistan seda sündmust, mis peab toimuma. Ehk võetud kaart on ristimassi või see on S. Ja me leiame selle sündmuse tõenäosus. Tõenäosus, see on alati murd, kus me jagame soodsad võimalused
kogu võimalustega. Kui meil on pakis 52 kaarti ja meil on vaja võtta sealt ühe, siis meil on 52 varianti võtmiseks. 52 me paneme all ja soodsad variandid ainult need, et kui võetud kaart on ristimasti kaart või S. Ristimasti kaardid on kaardipakis, kus on 52 kaarti 13. Ja me liidame veel S-ad, mis ei ole ristimasti. Kokku S-i on 4, aga üks on ristimasti S, see on juba siin sees. Siis me peame lisama 3 S-i juurde. 26, 52. Siin saab jagada. Kolmteist pluss 26. Ei ole üks neljandik. Kas 13 ei ole õige siis? Vaadake. Mitu ristimasti kaarti on kaardipakis? Mina mäletan, et ikka 13. Kus see 26 sinna üles tuli? 16, vot. Ja. 16, ma mõtlesin, miks mul jagatakse nii hästi. Ei saa ju nii. Siis ei ole, siin on 8. No, kui ma tahan taandada, siis pigem taandada. 4/13 on lõppvastus. Et võetud kaart on kas ristimasti kaart või S. See on päris lihtne ülesanne. Liigume edasi. Kui oled teinud seda ülesannet, siis ta on lihtne, aga ma ikka pusisin päris kaua sellega. No, Nende järjestuse selgeks tegemisega. See on nagu tõenäosusteooria algus, kuna pärast võetakse veel juurde, siis tundub, et see on lihtsam kui need, mis tulevad. Ja. Seda küll, jah. Ja, aga siin loogika on alati sama, et harjutada vaja. Ja. No okei, see ei ole lihtne, aga võrreldes teistega natukene lihtsam. Nüüd 3. ülesanne. Urnis on 6 sinist ja 4 punast kuuli. Võetakse üks kuul, vaadatakse värvi ja pandakse tagasi. Seeria järel võetakse teine kuul. Kui suur on tõenäosus, et mõlemal katsel saadi punane kuul? Tähistame. Sündmus A, et esimene kuul on punane. Esimene võetud kuul on punane. Ja sündmus B, et teine võetud on punane. Need sündmused ei ole omavahel, ei sõltu omavahel, nad on sõltumatud, ehk sündmuse B tõenäosus ei sõltu sellest, kas sündmus A toimus või ei toimunud. Sellepärast, et see esimene kuul võetakse, vaadatakse värvi ja pandakse tagasi, ehk urnis on sama palju sinist ja punast kuuli nagu enne esimest võtmist. Ehk kui me teine kord võtame, siis meie tingimused on täpselt samad, nagu olid alguses. Leiame sündmuse A tõenäosus. Kokku urnis on 10 kuuli, ehk kui me võtame neist ühe, meil on 10 varianti võtmiseks. Ja soodsad on ainult punased kuulid. Need on 4 tükki. Võime natukene taandada, murd, see on 2/5. Nüüd võtame ja arvutame sündmuse B tõenäosus. Et siin on juba niimoodi, et võetakse jälle üks kuul, kuna see esimene on pandud tagasi, siis urnis on tagasi 10 kuuli ja punast on siin jällegi 4.
ehk täpselt sama nagu sündmuse A tõenäosus. Aga meil on vaja arvutada tõenäosus, et esimene oli punane ja teine oli punane. Ehk see on A ja B sündmuste korrutis. Ja see korrutis arvutatakse niimoodi, et me korrutame sündmuse A tõenäosus ja sündmuse B tõenäosus omavahel. Neli 25 tõenäosus, et mõlemad võetud kuulid olid punased. Kui siin küsimusi pole, siis me võime liikuda edasi. Kas on näha või on vaja natukene suuremaks teha? Ma pigem teen. Ma teised kõik tegin ära suuremaks. Ja. Järgmine ülesanne number 4. Urnis on 7 sinist, 3 valget ja 4 kollast kuulikest. Võetakse üks kuul. Kui suur on tõenäosus, et see kuul kas sinine või kollane? No kõigepealt tähistame. No kasutame näiteks M-täht. Siin vahet ei ole, mis laadina suur täht me kasutame. Ja M on sündmus, et võetud kuul on sinine või kollane. Sündmuse M tõenäosus. Tõenäosus on alati jagatis. Ja kui te arvutate see tõenäosus, siis tulemus peab olema väiksem kui 1. Kui te arvutasite tõenäosus ja see tuli näiteks 1,5, see kindlasti ei ole õige, sest et tõenäosus on arv, mis on väiksem kui 1. Kõige suurem variant, mis võiks olla, see on 1. Aga üle 1 ei saa. Nüüd, kui me võtame üks kuul, siis kokku võimalused võtta, seda meil on 14, kui me liidame kokku 7, 3 ja 4. Et 14 me saame, kui liidame kõik kuulikesed, mis on urnis. Ja soodsad on ainult sinised ja kollased. Me liidame siniste arv ja kollaste arv. Üksteist 14 on tõenäosus, et võetud kuul on sinine või kollane. Järgmine. Piret ja Birgit teevad liiklusteooria eksamit. Piret sooritab eksami tõenäosusega 0,8 ja Birgit sooritab eksami tõenäosusega 0,9. Esimene küsimus. Leida vaja tõenäosus, et Piret sooritab teooria eksami ja Birgit ei soorita. No tähistame A sündmus, et Piret sooritab. Siis kui Piret ei soorita, me ei tähista mingi muu tähega. Me kasutame sündmuse vastan sündmuse sümbolid.
ehk A sellise katusega, see on vastandsündmus. See tähendab, et antud juhul, et piired eksamit ei soorita. Ja sündmus B, et Birgit sooritab. Ja B vastandsündmus, et Birgit ei soorita. See tähistus tegelikult meil iga punkti jaoks, esimese ja teise. Esimene punkt. On valida tõenäosus, et Piret sooritab ehk toimub sündmus A ja Birgit ei soorita ehk toimub sündmus B katusega, B vastandsündmus ja nende vahel on korrutis, kuna me vaatame mõlemad. Esimene ja teine, mõlemad tüdrukud. See on, kuna need sündmused ei ole omavahel sõltuvad, siis selle korrutise tõenäosus arvutatakse nagu tõenäosuste korrutis. Ehk Piret sooritab, see tõenäosus on meile antud, see on 0,8. Ja Birgit ei soorita, see on 0,1. Miks? Sellepärast, et tõenäosus, et Birgit sooritab, on 0,9 ja 1 miinus 0,9, see on tõenäosus, et Birgit ei soorita. Ma siin kõrval kirjutan need tõenäosused, see on 0,8, see on 0,9. Siis kui Piret ei soorita, see tõenäosus on 0,2, see on 1 miinus 0,8 ja 0,1 on Birgiti kohta, see on 1 miinus 0,9. See on 0,08 ehk 8% võib protsendides siin ka esitada. Päris väike tõenäosus, just sellepärast, et Birgit on väga tugev, nagu näha on, 0,9 tema tõenäosus, siis tõenäosus, et ta ei soorita väga väike. Leiame tõenäosus, et mõlemad sooritavad eksami. See tähendab, et toimub A-sündmus ja B-sündmus, mõlemad. See on 0,8 korda 0,9. See on 0,72 ehk 72%. Ma tahan lisada siia ühe punkti, mis ei ole küsitud. Me kirjutame seda küsimust, 3. punkt. Ja leiame tõenäosus, et üks tüdruk ei soorita, teine sooritab. Ma sõnastan seda nii, et leia tõenäosus, et ainult üks tüdruk sooritab. Mis tähendab ainult üks tüdruk sooritab? See tähendab Piret, kui sooritab Piret, siis Birgit ei soorita või vastupidi. Birgit sooritab, aga siis ei soorita Piret. See esimene olukord on meil juba tehtud, see on punkt 1.
Mis sõna või meile annab? Me siin midagi liidame kokku ja vaatame veel, kuidas arvutada seda. Ma kirjutan nüüd nii. Piiret sooritab 0,8. 0,1 Birgit ei soorita või teistpidi olukord. Birgit sooritab 0,9. Piiret ei soorita 0,2. 0,08 on esimene ja 0,18 on teine. Liidame seda kokku 0,26 ehk 26%, et toimub selline sündmus, et ainult üks tüdruk sooritab. Et vot sellised küsimused ka võivad olla. Võtame nüüd edasi. Kui ei tekkinud siin küsimusi. No, see on sarnane eelmisega. Nüüd on matemaatika ülesanded. Kalle lahendab seda tõenäosusega 0,7 ja Ants tõenäosusega 0,4. Tähistame. A sündmus, et Kalle lahendab. A katusega Kalle ei lahenda. B Ants sama. Ja B katusega Ants ei lahenda. Siin võime tõenäosust ka panna. Kalle lahendab tõenäosus 0,7, Ants 0,4, siis Kalle ei lahenda on 0,3 ja Ants ei lahenda on 0,6. Esimene punkt. Ja on vaja leida tõenäosus, et kumbki ei lahenda seda ülesannet. See tähendab, et me leiame sündmuse A kaetud korda B kaetud tõenäosus, et mõlemad ei lahenda. Kui juba kõik lahti kirjutada, siis võib ka kirjutada niimoodi, et see tegelikult korrutise tõenäosus on tõenäosuste korrutis. Ja me teame need numbrid, me omavahel need korrutame. 18%. Teine. Leia tõenäosus, et vähemalt üks lahendab selle ülesande. Sõnastame, mis see täpselt tähendab. Vähemalt üks. Kalle lahendab. Ants mitte. Või Kalle ei lahenda. Ants lahendab. Ja tegelikult siin on selline sõnastus, et on võimalik võtta ka kolmas olukord. Mis tähendab vähemalt üks lahendab? See võib tähendada, et mõlemad lahendavad siis ka. Või kolmas. Mõlemad lahendavad.
Esimene Kalli lahendab, see on A ja Ants ei lahendanud, see on B kaetud või annab meile plussi. Nüüd Kalli ei lahenda. See on A kaetud ja B, et Ants lahendab ikka. Ja nüüd mõlemad lahendavad, see on siis A korda B. B mul siin. No paneme numbrid. 0,7 korda 0,6 pluss 0,3 korda 0,4 pluss 0,7, 0,4. Siin ei ole raske nagu aritmeetika, aga jälgida vaja numbrid tähelepanelikult. Arvutame. Mina sain 0,82 ehk 82%. See tähendab, et see tõenäosus on päris suur. Ma loodan, et teil on sama tulemus. Kui siin küsimusi pole, me liigume edasi. Järgmine ülesanne. Tõenäoliselt päeva jooksul valmistatud nööbid on defektita on 0,9. Leia tõenäoliselt 3 päeva jooksul ei toodeta ühtegi praaknööpi. Kui sündmus A, et päeva jooksul ei ole ühtegi praaki, mis tõenäoliselt siis me peame leidma? Kui üks päev ei ole ühtegi praaki, võtame teine päev, ka ei ole ühtegi. Ja kolmas päev ka ei ole. Ja need me peame omavahel kas liita või korrutada. Tundub, et ikka korrutada, sellepärast, et me võtame esimene päev ja teine päev ja kolmas päev. Siin ei ole sõna või. Me ei liida, me korrutame. Üks päev teisest ei sõltu. Ehk me korrutame tõenäosused. No. 0,729 minu vastus. No peaaegu 73%.
liigume edasi. Loeme ülesanne. See on juba natukene raskem ülesanne võrreldes teistega, sellepärast, et me võtame siin esimene küsimus, et meil on 3 ilmujat vaja arvutada, tõenäosus, mitte 1, aga 3. Siin me kasutame kombinatoorikat, me hakkame kasutama kombinatoorikat, kui me valime, no näiteks urnist kuulid ja mitte 1, aga vähemalt 2. 2, 3, 4 kuuli, kui valitakse, siis me enam ei kasuta nagu sellist lihttõenäosust. See on minu sõna, see ei ole nagu mingi termin, aga me hakkame kasutama ka kombinatoorikat ehk kombinatsioonid. Punkt A. 3 esimest eksamile ilmujat on noormehed. Ütleme seda. See on sama sündmus, jah? Esimest on noormehed. Tõenäosus on alati murd, me jagame, jah? Mis on siin lihtsam leida? Kas kokku võimalused või siis soodsad? No vaatame kokku võimaluste arv. Meil on tüdrukud ja poisid. Kokku neist on 20. Ja need esimesed võivad olla ükskõik mis soost. Võib olla 3 tüdrukut, võib olla 1 tüdruk, 2 poissi. Võib olla poiss, tüdruk, poiss. Meie jaoks kokku võimalused tähendavad seda, et me valime 20-st 3 õpilast. Ja kui me valime 20-st 3 õpilast, siis me kasutame kombinatsioonid. Kombinatsioonid 20 elemendist 3 kaupa. Me siis leiame kõik variandid, millised võivad olla järjekorras, eksami järjekorras. Ja soodsad meie jaoks ainult sellised, et need esimesed 3 on noormehed, ehk me valime 3 noormeeste seast. Ja kui me arvutame mõlemad need arvud, jagame, siis me saame esimese küsimuse vastus. Mina arvan, et me siin teeme, ma jätan siin ruumi selle B küsimuse jaoks, aga siin me arvutame need kombinatsioonid eraldi. Kombinatoorika kohta meil on eraldi video olemas. Seal saab ka vaadata, kuidas seda tehakse. Ma siin valimi ei hakka kirjutama, aga andke teada, kui see on väga vajalik, siis ma kirjutan. 3 ja 20 miinus 3 on 17. Ja me tegime niimoodi, kuna seda arvutada isegi kalkulaatoriga päris raske, ainult kui sisestada tervena. Kui käsitsi teha, siis 20 korda 19 korda 18 korda 17 faktoriaal. 3 faktoriaal ma kirjutan lahti, seda 1 ei pea kirjutama. 17 faktoriaal ja 17 faktoriaal taandame. 3 ja 2 on 6 ja siin on siis 3 ja siis vaja kokku korrutada 20, 19 ja 3.
Samamoodi arvutame teine ka, C, teine C. Sama meetod. Eks see suur faktoriaal ma taandan. Viis, 7 näiteks. Seda saab kalkulaatoriga ka, kus need taandamised on rasked. No, üks variant muidugi seda harjutada, mis ei ole paha. 560. Siis ma tulen siia tagasi. 560 on siin. 1140 on siin. Natukene lihtsustan. Mm-hmm. 28 ja 107. 107 vist ei saa jagada enam. Siis on selline vastus. See on siis esimese küsimuse vastus. Nüüd vähemalt üks 3 esimesest on tütarlaps. Mis tähendab vähemalt üks? Üks tütarlaps, siis 2 poisi või 2 tüdruku ja 1 poiss või 3 tüdruku. Vähemalt sõna vähemalt alati teeb meile rohkem tööd. Olgu see on siis sündmus B, see, mis ma kirjeldasin, et võib-olla juhtub, et 1 tüdruk, 2 poisi või 2 tüdruku, 1 poiss või siis 3 tüdruku. Proovime leida selle sündmuse tõenäosus. Nagu eelmises, me valime 20 3, et saada kokku võimaluste arvu. Et see, mis oli esimeses all, jääb sama teises punktis. Aga ülemine osa on nüüd täitsa teine. Ma loodan, et mul siin mahub. Ma arvan, et ma natukene ütlesin. Ruumi rohkem tekitan. Siin on päris. Ülemine osa. Vaatan kõigepealt seda esimest olukorda. 1 tüdruk, 2 poissi. Soodsad võimalused. 1 tüdruk. Tüdrukud on 4. Ma neist valin 1. Kui ma hakkan arvutama seda kombinatsioon, siis see on 4. Te võite lihtsalt 4 kirjutada selle asemel. 2 poissi. Poiste arv on 16. Neist ma valin 2. Ja ma panin nende vahel, siin vahel, ma panin korrutismärke, sellepärast, et 1 tüdruk ja 2 poissi. Ja 2 poissi. See on korrutamine. Edasi seisab sõna või. See tähendab, et ma liidan 2 tüdruku. 4 valitakse 2 ja 16 valitakse 1. Kui üleval on kombinatsioonides 1, siis see kombinatsioon võrdub alumise arvuga ehk 16. Pluss 3 tüdruku, et 4 ma valin 3. Vot see selline. Ja kui poisid siin puuduvad, siis puuduvad. Siin ei ole rohkem tweed. Vot selline siis ülemine osa. No ma siin arvutan kombinatsioonide arv 16 elementist 2 kaupa. Ja pärast veel arvutan 4-st 2. 4-st 3 on ka 4.
16, 2 ja 14, 16, 15. Arvutan. 120. Kaks faktoriaali ja 2 on omavahel võrdsed ehk kas kirjutada 2 faktoriaal või 2, tegelikult nagu see on sama. 6. No ma arvan, et siin saab juba midagi. Alumine on sama, 1140. 4 korda 120. 6 korda 16. No siin saab veel taandada. Mul ei ole ruumi, ma ei hakka seda tegema. Ma loodan, et te oskate. Et 580 on üleval ja 1140 on all. See on juba päris keeruline ülesanne, kus me kasutame kombinatsioonid. Ja kombinatsioonid me kasutame juhul, kui me valime mitte üks ese või inimest või objekti, aga vähemalt 2. 2, 3 ja nii edasi. Liigume edasi. Jäi 2 tükki veel. Urnis on 25 palli, neist 6 on kollased ja ülejäänud valged. Kui suur on tõenäosus, et 2 järge mööda pimesi võetud pallide hulgas on teine kollane? Päris huvitav ülesanne. 6 on siis kollased. Arvutame igaks juhuks valged, äkki vaja läheb. Need on 19, 25 miinus 6. Sündmus A. Teine on kindlasti kollane, aga mida me võime öelda esimese kohta? Esimene võib olla kollane, aga võib olla valge. Ehk sündmus A, et võetakse üks kollane, üks valge teine kollane või mõlemad kollased. Meil on siin tingimus, et teine kindlasti peab olema kollane. Mõlemad kollased. Proovime koostada skeemi. Kuna võetakse mitte üks pall, aga 2, me kasutame kombinatsioonid. Ja all tuleb kombinatsioonid, kus me valime urnist 2 palli. Kuna seal on 25 palli ja me valime neist 2, siis on kombinatsioonide arv, et kõike valikute võimaluste arv on kombinatsioonide arv 25 2 kaupa. Üleval. Üks valge. Valgetest valime 1. Selle asemel te võite panna lihtsalt 19. Ja üks kollane. 6 valime 1
see on 6. Või annab meile plussi mõlemad kollased, et me kollastest valime 2. No eraldi arvutame, paneme pärast numbrid. Mina sain 300 all. Üleval on vaja arvutada ainult koos 6 elemendist 2 kaubakombinatsiooni. Viisteist. Panen kõik andmed. Saada 29 üleval ja 300 all. No, see on kõik, see on vastus. Siin saab tegelikult 3-ga jagada. Nelikümmend 3 ja 100. No, rohkem ei saa midagi teha. No ja jäi viimane ülesanne. Liigume siia. Kastis on 7 punast, 4 rohelist, 5 kollast õuna. Ja kastist võetakse 3 õuna. Leida vaja tõenäosus, et kõik need on erineva värvi. Kolm erineva värvi õuna võetakse, see on sündmus A. No siin jälle me võtame kombinatsioonid kasutusele. Kõigepealt all kirjutame kombinatsioonide arv. Siin on õunte arv kokku 16 ja neist võetakse 3 õuna. Mis tähendab erineva värvi? See tähendab, et üks on punane, üks punane, selle asemel saab 7 panna lihtsalt, üks kollane või roheline ja üks on kollane. Kui on teil kohe kirjas nii, on ka õige. Ja kombinatsioonide arv 16 kolme kaupa.
Võib ka alguses peale kalkulaatoriga arvutada. Excelil see on ka lubatud. Eelmises ka vist oli arvutatud juba. Sada 40 üleval, 560 all. Ja 7-ga. Oho, vist nii. Mina sain 4/7, aga Vist tuleb nii. Ikka jah. 7 ei tule vist algu. Siin on 7, 5 ja 16. Ikka 1/4. Jah. on jah. No ma ei tea, mida teised said, aga vist see on õige. Sest 7 ja 7 taandatakse küll. See on 560. Ma sain niimoodi, et mul on siin 1 7 nagu peidetud ka. Et seda taandatakse ikka. Teine küsimus. Nendest on 2 rohelist. Mis see tähendab? Siin on nagu kirjutatud, et täpselt 2 rohelist. See tähendab, et 3. võetud võib olla punane, aga võib olla ka kollane. 1 kollane ja 2 rohelist või 1 punane ja 2 rohelist. All tuleb täpselt sama 16 3 kaupa kombinatsioonide arv ja üleval kirjutame 1 kollane. No ma siin kasutan lihtsalt 5, see mis ma rääkisin kogu aeg, et või kombinatsioonide arv 5 elemendist 1 kaupa. Ja 2 rohelist, see on siis 4 2 kaupa. Pluss 1 punane on 7 ja 2 rohelist 4 2 kaupa. See 4 2 kaupa on vist 6, see kombinatsioonide arv me eelmises arvutasime juba. Siin on 560 all. See on tõesti 6, pluss 7 on 106. Seitsekümmend 2 ma sain üleval. 8-ga taandam, 70 all ja 9 on üleval ja see on vist kõik. Rohkem ei saa midagi siin taandada. Nulli panen, ilusa nulli.